tere, minu nimi on Meelis Keldramaa ja ma räägin teile täna hoiatusmärkidest. Millised siis on hoiatusmärgid? Hoiatusmärke on meil väga palju. Hoiatusmärgid on kolmnurksed, punase servaga, seest valged ja sees on siis erinevad, ees on tõkkepuuga raudtee ülesõidu koht. Seda näitab ka siis joonis. Need märgid siis näitavad meil kas ees on meil üherööpmeline raudtee või on mitmerööpmeline raudtee. Antud juhul siis kriipsud siis algavad suurema arvuga kriipsudega postist ja raudtee siis ongi konkreetselt ära nüüd toodud, kus see trammitee siis on, mida siis selle märgiga taheti meile öelda. Ehk siis pead olema tähelepanelik, et tramm liigub antud teel. Järgmised hoiatusmärgid samaliigiliste teede ristmikuga on tegemist. Ja vasakule pöörates siis pead vaatama, et sul paremalt keegi ei tule ja otsetulijad pead sa läbi laskma. Nii, järgmised hoiatusmärgid. Lõikumine kõrvalteega. Ka joonisel, kuidas ta välja peaks siis paistma, et otse läheb peatee ja vasaku kohta, et meil on foor tulemas. Siin siis informeeritakse meid siis järsust kaldapealsest. Järgmised hoiatusmärgid on tegemist siis ohtliku kurviga. Paremale poole, eelneval siis oli vasakule poole. Siin siis on mitu ohtlikku kurvi järjest, et sõiduk on siis järsul tõusul ja see suurem sõiduk on siis jäide, aga hoiatatakse, et ees on libe tee ja hoiatatakse sind, et hoia tee-ehitustööd. Siis ka kiirus on siin piiratud, 30 kilomeetrini tunnis. Just nende teetööde tõttu ja see 30 kilomeetrini tunni kiiruse märk on siis ajutine liiklusmärk. Nagu ka see ebatasase teemärk, sest nad on asetatud siis korralikult kinnitunud, siis hoiatatakse meid sellest, et seda killustab ka teiste sõidukite klaasi ja see võib klaasi ära rikkuda. Hoiatusmärgid, pikiroopad, nii nagu joonisel siin ka näha, siin väga selgelt need pikiroopad sees informeeritakse sind sellest, et siin teepeenar võib olla järsu servaga ja siin antud juhul siis on 500 meetri ulatuses on ohtliku teeservaga teetöid,